Tervist! Mina olen Toivo. Olen tegelenud muruniidukite ja väiketehnika hooldega 15 aastat, nii et mingisugune kogemus ja ettekujutus on olemas. Ja kuna praegu on kevad alanud ja paraku rohi kasvab ja kasvab meil kõigil ja on kiire ja kui nüüd oleme muruniidukid, aiatehnikat, saed kuurist keldrist välja tõmmanud ja tuleb välja, et nad ei käivitu, et siis selleks mõned näpunäitajad, mõned niisugused nipid, et teada, et mida teha ja et kuidas ise väiksemad, lihtsamad probleemid ära lahendada, et ei peaks päris hooldesse tooma. Tegemist on siis muruniidukiga, majapidamises väga vajalik asi. Rohi kasvab, võtame garaažist välja ja tuleb välja, et niiduk ei käivitu. Et esimese asjana vaatame ära, et kas on kütet paagis ja teisalt vaatame, kas ka on karteris õli, selge, on kontrollitud, et asi on kindel. Kindluse mõttes keerame maha õhufiltri ja vaatame ära, millises seisukorras on õhufilter. Kui ta ikkagi on sügisest jäänud täis, mis eeldab seda, et tuleb puhastada, siis et kas siis lausa seebiveega või ütleme, et mingi pesuvahendiga igal juhul filter puhtaks. Järgmiseks vaatame ära, kas küte lööb peale. Nii, on näha, karburaatori klapid töötavad normaalselt, asi on paigas, tähendab sellega, kütus saab peale. Kui ikkagi ei lähe, võtame küünla, võtame ära, vaatame, kas on küünal puhas, küünla elektroodide vahe kusagil 0,8 millimeetrit, et asi on ja küünal on puhas, selge, on lootust, et seade käivitub. Keerame küünla peale, pingutame normaalselt ära ja soovitan küünla piibu sisse piustada ükskõik mingit õli või mida iganes, see lihtsal põhjusel, et siis on niimoodi, et küünla kinnitus läheb lõpuni sisse ja kontakt on maksimaalselt hea, sest asi on see halva kontakti puhul, seade ei käivitu ja tekivad probleemid, vahel käivitab, vahel mitte. Vajutame 3 korda peale, nii, kuuleme, küte pihustub, sisse laske kollektorisse, vabastame õhupiduri ja tõmbame ja muruniiduk peab käivituma, see on fakt. Sellised on lihtsamad töövõtted, mida kodus igaüks meist saab järgida ja lihtsalt ka selleks, et see tekitab ka omanikust kindlustunde. Aga kui paraku ikkagi puuduvad võimalused ja ka samas võib-olla kogemused, sellisel juhul oleks ikkagi parem pöörduda aiatehnika eksperdi poole, sest paraku on niimoodi kõike ikkagi teha ei saa ja ei ole ka selleks peale erirakiseid ja võimalusi.